puudutavad kõik kokku. Mina ega filmima. Lihtsalt... Topsikud. Noh, esimene münt on Eesti Vabariik 10 senti. Praegu ja mitte jah. Õll on õnneks paberisse Seda osa oled näinud, aga 20 senti Eesti Vabariik. Nii, nüüd võtan selle siit. Nii, Kaisa, kas sina saad teha pildi? Rohkem nii. 2 münti. Eesti... Uue vabariik. 10 ja nii. Ühesõnaga, see oli nüüd 1, 2, nii. Siin on seda sõdi. See on märga saanud. Seda ma ei... Sellega ma ei... See on number 2 on siis niiskust saanud. Seda ma üldse ei torgi praegu. Audru kiriku, võt see on nüüd 93. 24 mai ja GGA tuulik. Ja. Tegelikult mõistlik oleks ta ikkagi lahti võtta, tähendab jäädvustada ja uuesti tagasi panna. Meie tähendab, need olid vanas saksa keeles, et täitsa mõistab isegi parandada. Aga üldiselt on väga hästi, et kui need kõik, eks see nii-öelda ehituslooline informatsioon sealt välja võtta, siis see on ikka päris tummine lugu. Sealt saab ilus asja kokku. Ja nüüd see viimane, see remont 94, see kirjutada, meie asi sinna ka otse kirjutada, siis on juba eks seda torni ajalugu päris palju. Kus nad säiluvad? Seniks, kuni on võimalik otsustada. Me saame ametis edastada need fotod, küsida, et kas näiteks saata kanutisse, kas viia nad kohe, et nad vaatavad. Nad ei hakka vaatama, kui neil ei ole mingit nii-öelda töökäsku. Et see peaks olema selline tellimus, aga selle peaks kogudus, kus nad seni säiluvad. Ega nad rohkem niiskust enam ei saa, kui nad juba saanud on siin. Jah, tuleb paberikonservaatori kätte viia, et see on kas rahvusraamatukogu või kannutega, neid palju rohkem ei ole neid tegijaid. Ja siis saada hinnang, mis seisukorras nad on ja mis see konserveerimistööde vajadus ja siis mis ka see hind on. Nad annavad need mängureeglid, et kas nad soovitavad mitte tagasi panna näiteks, siis need tuleb kõik sealt. Tuleb teha kiiresti ja kogu see asi käima lükata, et sellise ajaloo vanusega paberid üldiselt soovitatakse teha neist koopiad ja siis originaalideks säilitada maa peal vastu normaalsetes tingimustes ja siis üles sinna uude kapslisse, mis nüüd läheb novembri lõpus näiteks, et sinna siis nende dokumentide koopiad panna, et järjepidevus looduses jätkuks. Selle kõige suurem topsik oli püssikuuliga pihta saanud, see oli ainult joodetud. Ei, selle siis oli kuive korras, jah. Ja number 1 oli ka kuive korras, aga jah, see number 2 oli ka vettinud. Et nad on praegu erinevas seisukorras, aga keegi peaks need siis korraga vaatama. Aga väga suure tõenäosusega, et nad sinna tagasi ei lähe. Et on, ja kuna kogusel ma soovitan hakata mõtlema juba selle sisu peale, mis nüüd sinna vaatast läheb, Rein teeb uue silindri, odes selle kuuli sisse, aga et mida siis koguse poolt pannakse. Et tegelikult need paberid on ju meil ju kõik ju olemas, eks see sama transkriptsioon ja tõlge, et me juba praegu tegelikult saame need nii-öelda need tekstid sinna sisse panna. Aga nende puhul jah, ma arvan, et nad jäävad maa peale, et siis tuleb
siis iseenesest on nendega nagu aega, et kui selles kohe ja mõttes jah , kiiresti ma ei arvan saa, küll jah , et et nendega on aega . et siis tuleb lihtsalt ühel hetkel noh mõelda , et mis on see koht , kus nad siis säiluvad või kus neid eksponeeritakse . et kas on jah , kas see Pärnu muuseum on lähim või on midagi muud , et eks see vist nõnda kipub minema selliste Pärnu dokumentidega , muuseumis kuhu nad kas jäävad . te tuulelippu ka soovite näha ? vaataks kõik üle , mis meil Jah. on . seda on vaja lõpuks otsustada . hästi väike siin , aga aga see on meistrimärk äkki ? näeb jah , see on mingi meistrimärk jah . juurde , et hakkab uurima , mis täpselt toimub . sealt on näha ka , kuidas pikk me sisse on löönud . no millal , seda ei julge öelda , aga igal juhul on löönud , et need väikese jälje sealt saab näha . risti kuldamisega see tagakülg jääb . kas siis peab tegema topeltristiga ? see on paras jama , jah , on jah . see varras jookseb risti peale . idavaade eriti ei jää , ida poolt vaade . aga kui kuld jääb ära , võib-olla seal oli see pikk see mark . ausalt öeldes ei vääri seda . igal vähel oma märk ja tasuks uue teha jah . selle kuppelmeistri nimi on ka teada , see oli ka seal kirjas 1910 pandud kirjas . kuppelmeister . aga siin nüüd me tuvastasime mingisugust kuldamise jäänust . aga mis aasta ? siin on midagi , üks krööme . siin on midagi . enne seda oli küll , aga ikka tegi uue . et kas siis muna peaks ka olema kullatud ? aga rist on tõenäoliselt ikkagi seesama , see 1800 kuulelik ka . kas ei mõelda kuuli , püssikuuli otsa ka või ? kohe läinud , siin on kohe . siit on teiselt poolt välja tulnud . algmaterjal on , mis tal on , vask ? vask jah . aga ta on õhuke , eks neid õhuke jah . materjale . see torni ekspositsiooni toa idee ammu , et sinna tuleb siis üks ese juurde ja Rein teeb sellest koopia , vormikoopia . materjalikoopiat mitte , aga vorm jääb samaks . mis materjalist tuleb ? vask ei sobiks nagu ülejäänud asjaga kokku , et vask ja raud omavahel kokku ei sobi , tekivad mingid valed . jah , elektrokeemilised korrosioon , et õige antud juhul oleks kasutada läbitsinke , graniitsinke , graniitsinkist teha , ta tuleb siis siiludest . siiludest jah . aga Nagu apelsini- ta on kokku needitud ja üle joodetud . tähendab , see tuleb nagu apelsini lahti lõikimine . ja kuidas tema selle keemia ja elektrokeemiaga on , et no kui tsink kullata- ja raud omavahel sobivad hästi kokku . aga kui kuldamine tuleb , ei , eks no kuuli me ei kulda . kuul ei kulda ? kui keegi just tungivalt ei soovi seda , et siis see paar kuud . kui terve Audru rahvas ikka seljad kokku paneb . me võime noh , äärmisel juhul või noh , tähendab vahevariant on see , et ta kuld värvitakse , me oleme seda Reinuga siin katsetanud . et me suudame värvida , noh niiviisi värvida , et ta natuke petab isegi ära . kui püsiv ta on ? kuidas ? kui püsiv see kuldvärvitud on ? sama püsib nagu sul värv auto peal , täpselt sama kaua püsib . kas see on see niinimetatud tikkurina kuld ? ei , see on auto maailmast ütleme , need autovärvid on vastupidavamad . kõige lihtsam ausam variant on see , et ta jääbki see puhas tsink , nagu ta on , eks , materjal , ta aja jooksul läheb tumedamaks , selliseks meeldivaks , ta noh , kergelt patineerub selle . kui me ei suuda seda tagada seda , et see kõige suurema paidemomendi koht jääks noh , piisavalt tugev
et sel juhul torud läheks siis kuni risti või siia välja vahetamiseni, siit see ja rist läheks vana ja siitpoolt allapoole oleks kõik uus, no see variant on. Kui leiab mingi variandi, et saab need alumised rauad ära kasutada, siis saab panna sel juhul variant 2 oleks siis, et läheb tagasi rist, see jupp siit siiamaani, mis on täis raud ja siis siit need kinnitusosad. See uus. Tuleb kindlasti uus teha. Tegelikult käsitöölisena mina selle paneks kindlasti tagasi ja kindlasti paneks selle, et siin on väga ilus selline liide, mida on kõige vanem, ütleme liide üldse kiiludega, et see sõlm ise on väärtuslik. Äkki, ma arvan, et kui me selle lehtkulaga ei mängi lihtsalt tehnilistel põhjustel välja, et me kraavime ta nii ära paigaldamisega, et siin pole üldse mõtet. Äkki pakub siin ikkagi selles esimeses variandis seda värvimist. Aga mul on seda otsust vaja kohe, sest siis ma peaks Rein selle puhastusse andma listi ja kohe töösse. Oota, kordama siin. Kulda ei ole, ma peaks kohe selle andma töösse. Aga ei ole selle kohast koguduse otsustada. Ei, võib-olla ma ei oskagi selle koguduse soov on olemas, seda me teame. Soov on olemas, aga kui ma kuulan teid, siis ega ma ei oska praktiliselt seda otsust küll välja mõelda, et mis see õigem siis oleks. Mina võin tahta igasuguseid asju, aga kas see on teostatav või mitte? See on lemmikvariant mul ka ja see on tõesti, ta on väga kihvt kokkuvõttes, kui ta sinna saab sellise ilmaga. See on tõesti kihvt. Aga kuidas me selle välja mängime, ma ei mõtle rahaliselt, ma mõtlen ajaliselt ja tehniliselt. Nad teavad, et see on lihtsalt autoga, siis nad ei ole kiinunikud. Et kui sa tahad säilitada need sõlmed siin, kuidas? See on tehnoloogiline protsessi aeg, ta on puhastamine, ta on värvimine, ta on kruntimine, ta on värvimine, alusvärvimine, need teeb Rein ja siis algab see kahekordne kuldamine oma vahekuivamistega. Et see kõik on ajas, on see päris pikk asi. Aga et siis ma saan selle kulla ära tellida ja